Tervist! Täna võtame ette ühe loo ja see on päris pöörane lugu. See räägib sellest, kuidas käputäis keerulisi prantsuse filosoofe ja nende ideid Ameerikas plahvatuslikult populaarseks said, tekitades nii tohutut vaimustust kui ka täielikku raivu. Kuidas sai sellest Ameerika kultuuri elu keskpunkt? Nii, lähme kohe asja juurde. Kujutage ette üht, üsna veidrat akadeemilist skandaali, mis jõudis lausa New York Timesi esilehele. Aastal 1996 oli üks füüsik, Alan Sogal, ja tal oli geniaalne idee. Ta võttis hunniku keerulisi sõnu, teate küll, selliseid nagu hegemooniline ja epistemoloogiline, ja pani need kokku täiesti tühja juttu ajava artikli sisse. Ja selle saatis ta ühte mainekase kultuuriuuringute ajakirja. Ja uskumatu küll, ajakiri avaldaski selle. Seepeale tuli Sokal lagedale ja teatas, see oli pettus. Tema eesmärk näidata, kui tema enda sõnadega silmatorgavalt totter see niinimetatud prantsuse teooria on. See plahvatas, sellest sündis tohutu skandaal ja üks väga suur küsimus. Ja see küsimus on, kuidas taevapäralt sai käputajast prantsuse filosoofist, keda on niigi raske lugeda, Ameerika tuliste kultuurisõdade kese. Et sellest aru saada, peamegi ajas natuke tagasi kerima ja vaatama, kuidas üks idee üle ookeani rändas. Kuigi juured on sõjajärgses Prantsumaal, siis tegelik pöördepunkt see hetk, kus kõik muutus leidis aset hoopis ühes Ameerika ülikoolis. Nii, vaatame seda teekonda. Kõik algas juba 40-ndatel, kui Euroopa mõtlejad nagu Sartre leidsid Ameerikas uue vabama pinnase. Aga tõeline pauk käis aastalt 1966. Johns Hopkins ülikoolis korraldati konverents, et tutvustada ameeriklastele prantsuse strukturalismi. Ja siis 29. oktoobril astub lavale Jacques Derrida. Ja selle asemel, et strukturalismi viisakalt selgitada, teeb ta selle maatasa. See oli sisuliselt poststrukturalismi sünd otse laval. Ja sealt edasi, 70-ndatel hakkasidki need ideed, mis olid oma prantsuse juurtest lahti rebitud, levima Ameerika ülikoolide kirjandusosakondades. See 1966 aasta konverents oli see võti. See polnud lihtsalt tutvustus, see oli midagi uut. Nagu üks ajaloolane tavavalt ütles, see oli üks loov vääriti mõistmine. Mõelge sellele, loov vääriti mõistmine. See tähendab, et sõnad ja kontseptsionid tõsteti oma kodusest keskkonnast välja ja Ameerikas said need täiesti uue, ootamatu elu. Neid ei tõlgitud lihtsalt sõna-sõnalt, ei, need leiutati uuesti. Okei, aga mis need ideed siis täpsemalt olid? Võtame ette selle kõige kuulsama ja ilmselt ka kõige kardetuma neist, dekonstruktsiooni. Derrida keskne mõte oli midagi, mida ta nimetas logotsentrismiks. Lihtsalt öeldes on see lääne kultuuri kinnisidee, et räägitud sõna on kuidagi ehtsam, vahetum ja parem kui kirjutatud sõna. Kõne on justkui originaal ja kiri on kõigest koopia. Ja Derrida ütles, et see on kogu lääne filosoofi alus, aga sellel alusel on üks suur pragu sees. Ja siin on see geniaalne konks. Traditsionaalselt, näiteks Rousseau järgi, on kirjutamine ohtlik täiend, kunstlik lisa, mis rikub ära loomuliku kõne. Aga Derrida teeb täieliku kannapöörde. Ta ütleb, et oodake, ka kõne ise on juba täiend. See asendab mingit puhast vahetut kohalolu, mida me tegelikult kunagi kätte ei saa. Ühesõnaga, kõik ongi ainult täiendid, pole mingit puhast originaali. See pööragi kogu hierarhia pea peale. Ja mis Ameerika akadeemikud tegid? Nad muutsid selle keerulise filosoofia praktiliseks tööriistaks. Põhimõtteliselt nagu retsept. Esimene samm, leia tekstist mingi vastandpaar. Näiteks mees ja naine, loodus ja kultuur, kõne ja kiri. Teine samm, näita, kuidas see pool, mida peetakse nõrgemaks vaid teisejärguliseks, on tegelikult selle tugevama poole jaoks ülioluline. Ja kolmas samm, järelda, et see hierarhia polegi mingi loodusseadus. See on lihtsalt üks kokkulepe, konstruktsioon, mille saab pulkadeks lahti võtta. Ja voilà, sündis dekonstruktsioonimasin, mis lubas tekste lugeda täiesti uuel, radikaalsel moel. Aga asi läks veelgi huvitavamaks. See uus ja võimas tööriist ei jäänud sugugi ainult kirjandusteadlaste kätte raamatu kokku. Toimus täielik transformatsioon. See, mis Prantsusmaal oli filosoofiline kirjutamine, muutus Ameerikas praktiliseks lugemise meetodiks, fookus laialt sotsiaalselt jõududelt nihkus isiklikule, sündis identiteedipoliitika, Euroopa tasandi mikropoliitikast said Ameerikas suured sümboolsed konfliktid ja filosoofilistest küsimustest said relvad enne raamatusõdades.
ja see plahvatas kultuurisõjaks. Ühel pool olid radikaalid, kes ütlesid, kuulge, see traditsionaalne suurte teoste kaanon, Shakespeare, Platon ja nii edasi, on ju lootuselt kallutatud, see on valge meessoost Euroopa kultuuri võimu kindlustamine. Ja teisel pool olid konservatiivid, kes vastasid, sellest kaanonist loobumine tähendab tsivilisatsioonist loobumist. Kriitik Alan Bloom pani selle eriti teravalt paika. Valik on Shakespeare või mitte midagi. See lahing käis selle üle, mida ülikoolides üldse õpetada tohib ja see levis ajalehtedesse, telekasse ja viis meid otse tagasi siin algusesse Sokkali pettuse juurde. aga mis siis lõpuks sai sellest Prantsuse teooriast? Mis oli selle lõplik saatus? Ja siin ongi kõige suurem iroonia. Kuskil 1985. aasta paiku on olukord selline. USAs on Foucault, Derrida ja teised superstaarid. Nende nimed on igal pool, igas ainekavas. Samal ajal Prantsusmaal on nende täheline lõppemas. Nende mõju kodumail hääbub. See on ju uskumatu paradoks. Prantsuse teooriast sai Ameerikas sensatsioon just sel hetkel, kui see Prantsusmaal moest välja läks. Ja siit koorubki välja kogu loo puent. Seda asja, mida me kutsume Prantsuse teooriaks, ei olnud Prantsusmaal tegelikult kunagi olemas mingi ühtse koolkonnana. See oli Ameerika leiutis, silt, mis klebiti peale väga erinevatele mõtlejatele, kui nad oma algsest kontekstist välja rebiti ja ühte patta pandi. Nagu François Cusset on öelnud, lõppkokkuvõttes on küsimus dekontekstualiseerimise voorustes. Ja kuigi see suur buum on tänaseks möödas, siis see keel, mida see teooria tutvustas ja need küsimused võimu, identiteedi ja tõe kohta, need on jäänud. Need on saanud meie kultuuri püsivaks osaks. Ja see viib meid viimase provokatiivse küsimuseni. Mõelge sellele, kas kõige mõjukamad ideed on need, mida me mõistame perfektselt, või hoopis need, millest me loovalt valesti aru saame? Selle loo põhjal tundub, et vahel ei sünnigi kõige võimsamad ideed mitte täpsest ülekandest, vaid just ühest õnnestunud valesti lugemisest.